on meiega ongi liitunud ja sellest infotunnist osa saamas. Aitäh, et te registreerisite ja selle teema vastu huvi tunnete. Minu nimi on Birgit Valgus. Mina olen Tallinna Strateegiakeskuse linna ettevõtlusteenistuse tarbijakaitse osakonna juht. Ja täna siis räägime selles infotunnis kahes vaates. Meile räägib ettevõtluskeskusest Krista, ettevõtte alustamisest, koolitustest alustavale ettevõtjale ja ka võimalikest toetustest. Ja lisaks siis teeme tarbijakaitse osakonna poolt teevad siis Raili ja Kristi ülevaate jaekaubandusele kehtivatest nõuetest just toitlustuse, teeninduse ja siis jaekaubanduse vaates. Ja täpsustame selle juurde, et me lindistame tänase veebiseminari. See on hilisemalt siis ka tegelikult me saame seda jagada kõikidele osalejatele, et saate seda hilisemalt üle vaadata. Ja kui teile vahepeal tekib küsimusi selle infotunni raames, siis te saate panna chati. Need küsimused, mis me jõuame ära vastata ja saame nii-öelda kohe jooksvalt ära vastata, me üritame seda teha. Ja kui mõned küsimused jäävad vastamata, siis meil on olemas ju kontaktandmed registreerujate kohta, et me vastame need küsimused kirjalikult ja saadame kõikidele osalejatele ka, et see info ei jää kindlasti saamata. Et ma igal juhul innustan küsimusi küsima just chati kaudu ja siis selliselt saab ka rohkem infot teada, et tõenäoliselt selle tunni ajaga me ei jõua kõiki teemasid võib-olla nii spetsiifiliselt katta, aga ülevaate anname kindlasti ja te saate kindlasti aimu, milliseid võimalusi siis Tallinna linna poolt on ja millised nõuded siis nii teeninduse, toitlustuse kui jaekaubanduse vallas kaubandusele kehtivad, mis on kindlasti heaks toeks ja teadmiseks kõikidele ettevõtjatele, kes Tallinnas tegutsevad. Nii et soovin teile toredat kuulamist, uut teadmist ja aktiivset küsimuste küsimist. Aitäh ja nüüd annan üle sõna Kristale. Tere päevast kõikidele. Minu nimi on Krista Kink ja mina esindan siin ettevõtluskeskust, kus ma töötan igapäevaselt ettevõtluskonsultandina. Ja Tallinna Strateegiakeskus, kellel on tuttav nimi, kellele mitte, loodud juba 2020 Tallinna linna juhtimisreformiga ettevõtlusameti baasil. Et kes mäletab meid ettevõtlusameti nime all, siis me oleme selle järeltulija ja meie strateegiakeskust juhibki ettevõtlusameti juhataja Kairi Vaher. Strateegiakeskus tegutseb kompetentsikeskusena selleks, et toetadagi erinevate ametiasutuste ja linnaasutuste põhitegevusi. Ja meie toetume siis oma tegevuses Tallinna arengustrateegiale, kus siis visiooniks on Tallinn kui roheline maailmalinn. Ja kui vaatame tänase päeva kontekstis, ettevõtlusteenistuses on kokku 6 osakonda. Täna me räägime siin tarbijakaitse ja ettevõtluskeskuse teemadel pikemalt. Kuigi, kes on huviline, saab pärast ettekandest vaadata ka üle, kuidas meie turismiosakond aitab Tallinna turundada, kuidas jäätmehooldust ja ringmajandust edendatakse ja samamoodi linna osalemine eraõiguslikes juriidilistes isikutes on meil linna äriühingute järelevalve osakonna ülesanne. Et tõepoolest võib see paljudele inimestele olla uudis, et kuidas ma tulen siis linna struktuuriüksusesse või linnavalitsusse ja nüüd linnavalitsuse ameti kannab meile siis tasuta nõuannet. Et tõesti meie ettevõtluskeskusena oleme siin rohkem kui 20 aastat juba aitanud alustavaid ettevõtjaid. Et see on tasuta teenus kuni 5 tundi. Ja seda saab igapäevaselt meie ettevõtluskeskuses, asumegi siin klaasist kontorihoones, Kaarli puiest 1, Roosikrantsi 2. Et põhimõtteliselt leiab meid siit igalt tööpäevalt üles, meid on 5-liikmeline tiim ettevõtluskonsultante ja samamoodi me tegutseme ka online'is, saab nõu küsida ka meili teel. Lisaks sellele, et me oleme ettevõtluskeskuses koha peal, on meil ka koostööpartneriks rahvusvaheline maja Ülemiste City's,
kus väga palju anname nõu ka nendele ettevõtjatele, kes tulevad piiri tagant ja soovivad siin kas oma ettevõtet asutada, välisspetsialisti kaasata ettevõttesse ja lisaks on kõikidel pered elukaaslased ka nende osas, mida ette võtta, kuidas oma ettevõtet asutada, saame anda nõu. Ja pöördumisi kokku meil on kuskil 1200 aastas ja ei tasu karta, enamasti küsivadki meie käest nõu eraisikud. Ja kui me vaatame neid eraisikuid, siis naisi on natuke rohkem, üle poole on naised ja vanusegrupp on meil 25–35. Ja kui ma rääkisin tasuta teenusest 5 tundi, et kui teie meie iseteeninduskeskkonnas broneerite aja, siis te näete, et see on 1-tunnised ajavahemikud, et tegelikkuses võib kohtumisi olla meil siin ka 1, 2 kuni 5. Keskmiselt ühe pöörduja kohta me näemegi siis 1,5 korda. Kuidas me oleme ettevõtjatele kasulikud olnud? Eelmisel aastal näiteks need pöördujad, kes soovisid ettevõtlusega alustamise kohta küsida, oli neid 104, kes tegelikult ikkagi kandsid ettevõtte äriregistrisse. Tallinn on hästi palju teenusele keskendunud ja siin me näemegi, et kutseteadustehnikaalade inimesi on enamasti, kes oma ettevõtte lõid, samamoodi info- ja sidealal ja ka erinevad koolitused, haridusteemalised ettevõtted olid. Kui me räägime äriplaani nõustamisest, neid nõustajaid, nõustamishuvilisi on kuskil 13%, kes meie poole pöörduvad, et hästi palju suunatakse Töötukassast äriplaani nõustamisele. Et seda nõustamisteenust oleme me ka päris kaua pakkunud ja see eeldab seda, et ikkagi inimesel on vähemalt äriidee olemas. Et siin panin ka meie ühte vaatesse, et mis võiks olla nagu ideaalis, kas peas või igal ühel selge väiksel üheleheküljelisel paberil, et mis see tema äriidee väärtuspakkumine võiks olla. Et tihtipeale me mõtleme küll, et meile mingi tegevus meeldib, nagu täna me räägime ka siin teenindusest ja kaubandusest ja toitlustusest, aga vaadata seda nüüd kliendi vaatevinklist, kus see kliendi kõige suurem probleem on või missugust lisakasu me kliendile pakume, kuidas me eristume teistest samalaadsetest ettevõtetest. Et see oleks nagu iga äriidee tuum, et tema konkurentsivõime eeldus esimene alus. Sa oled erinev, sa pakud kasu ka oma kliendile. Et kuidas seda paremini teada saada, see ongi tihtipeale ka meie kohtumiste sisu. Et me aitame analüüsida teiepoolse teenuse toote väärtuspakkumist, aitame kirjutada võib-olla seda kasutajalugu, et kuidas potentsiaalne klient siiamaani on saanud siis kas toodet või teenust kasutada ja kuidas ta ideaalsed ootused oleksid selle toote või teenuse osas. Ja selleks, et seda paremini disainida, ongi abiks siis konkreetne persona, selline tehislik kliendi loomine, kelle kliendi teekonda annab siis parandada ja kellele annab siis seda lisaväärtust lisada. Et need on meie äriplaani nõustamise sisu, millega me enamasti oleme siin tegelenud. Ja mõned näpunäited ka, et kuidas siis turu suurust ja nõudlust analüüsida Tollimaksuameti andmetel, et see on ka üheks teemaks. Ja ettevõtlusega alustamise üldküsimustest veel, et palju küsitakse ka seda, et kuidas saada võib-olla abi kas raamatupidamises, et siin tuletame meelde, et tõesti praegu näiteks osaühingut asutada on hästi lihtne, on vaja teada ettevõtte nime, tegevusala, aadressi Eestis ja see võtab aega siis kuskil 2 tundi ideaalis, et oma ettevõtte registrinumber saada juba äriregistrist kätte ja siis ongi toeks näiteks kas siis alustavatele ettevõtjatele tasuta võimalus e-arveldaja näol, mis aitab raamatupidamist teha, või ka pilvepõhine raamatupidamisteenus Xolo, kus juba 50 € eest pluss käibemaks on võimalik saada päris kompetentseid ja häid raamatupidamisteenuseid. Lisaks nõustamisele korraldame me ka erinevaid koolitusi ja need ongi tasuta koostöös erinevate ülikoolidega, akadeemiate sarjakoolitused. Et meil on kohe näiteks siin vaates homme ees Ettevõtlusakadeemiast, millised on piiriülese tegevusega kaasnevad maksuriskid TalTechi Mektoris koha peal või ka siis 25. aprillil koostöös Tallinna Ülikooliga, kus me läheme Loodusterviseteaduste instituudi ühte laborisse,
ja vaatame siis, kuidas kosmeetika ja tervisetoodete äri teaduse abiga parandada. Et seda saab ka lugeda siis meie enda kodulehelt koolituste kalendrist ja panna ennast sinna kirja. Tallinna ettevõtluskeskuse toetused. Tihtipeale küsitakse ka seda, et kas Tallinna linn annab raha ettevõtlusega alustamiseks. Et meil on suurusjärgus ligi 300 000 eurot see ettevõtlustoetuste ühtne finantsressurss ja iga-aastaselt saab sellest kasu kuskil 150 ettevõtet. Ja kõige populaarsem on meil siin praktikajuhendaja toetus. Põhimõtteliselt Tallinna ettevõtluskeskuse toetused on nendele ettevõtetele, kes on juba tegutsenud ehk vähemalt üks majandusaasta aruanne on esitatud. Et siin on nüüd mõned kitsendused veel ja nendest me räägime siis toetuste lõikest lähemalt. Et kui ettevõtja soovib minna Eesti messile, siis on võimalik tal saada messitoetust kuni 1000 eurot aastas. Messikalendrit meil ei ole, et selle koha, kus siis oma ettevõtte tooteid või teenuseid tutvustada, selle otsustab siis ettevõtja ise. Et see võib olla nii Tallinnas, Tartus kui ka Pärnus. Ja oluline on see, et ettevõtte käive ei ületa 400 000 eurot ja netokäibest on alla 50% jae- ja hulgikaubandus. Et toetused on ikkagi mõeldud teenust osutavale või tootvale ettevõttele. Ja toetuste pakett on tõesti nendele ettevõtetele, kes on registreeritud Tallinna linna. Nõustamisele saavad tulla kõik ettevõtted, aga toetused jagunevad küll nendele, kes on siin registreeritud. Ja messitoetuse abikõlblikud kulud on siis Eesti messi osavõtumaks, kujundus, trükised, messiboksi maksumus. Kui on Eestis hästi läinud ja on soov minna ka välismessile, siis sai disainitud selleks väikeettevõtja välismessi toetus. Et siin käiakse palju Helsingis, Stockholmis, kuid on käidud ka kaugemal. Siin üks ettevõtja käis lausa Indias ja on väga rahul, et ta kohtus seal Indias lausa lasteaedade ketiga, kus on võimalik oma siis teenust tutvustada. Ja registreeritud Tallinnas olev ettevõtja saab siis välismessi toetust kuni 8000 eurot aastas ja oma finantseeringu osakaal on 20%. Küsitakse et oma finantseering on väike, toetus on nii suur. Miks see nii on? See on seetõttu, et abikõlblikud on ainult eksponendina osalemisel tehtud kulud, mis makstakse messi korraldajale. Et selle eelduseks on ka see, et messikataloogis on toodud eksponentide nimekirjas välja taotleja oma nime all. Praktikajuhendaja toetus. Et kui on läinud messil hästi, on tulnud palju uusi tellimusi, et kust leida siis uut tööjõudu. Et kui tehakse koostööd erinevate kutseõppeasutuste või kõrgkoolidega, siis ettevõtja saab oma töötajale taotleda Tallinna linnalt praktika juhendamise lisatasu 5 eurot tunnis, mis on siis tööandja palgafond, sisaldab siis koos kõiki makse, et brutopalgaks tuleb siis kuskil 370 ehk circa 630 eurot kuus. Et see on siis lisatasu praktika juhendamise eest. Aga peab nüüd arvesse võtma, et praktika tundide arv tuleneb siis kooli poolt määratud õppekavast. Nii palju, kui õppekavast on neid praktikatunde ette nähtud, et see on nüüd maksimum, mida saab siis kompenseerida. Ja toetuse suurus ühele ettevõttele on aastas kuni 4000 eurot. Ja kui on läinud hästi ka uute töötajate leidmisega ja oleks uutele turgudele vaja paremini oma teenust müüa, et kuidas siis oma müüki digitaliseerida. Et digilahenduste toetus sai alguse COVID-perioodil, kui tulid veebipoed hästi kõne alla ja seda taotleti päris palju, et selleks ongi digilahenduste toetus, et on võimalik teha siis erinevaid arendustöid, soetada tarkvaralitsentse ja kindlasti tahaksime rõhku pöörata ka sellele, et juba olemasolevaid karbitooteid rohkem kasutada. Olgu see siis kas turunduseks Pipedrive või kliendihaldustarkvarad või erinevad programmid müügiinfo jaoks, samuti koolitusplatvormid ja Teachable'i kasutamine, et seda on võimalik saada toetust ka tarkvara kui teenuse näol, kui te kasutate kuni 12 kuud rendi maksmiseks. Et toetus on kuni 6000 eurot ja oma finantseeringu osa on 30%. Et siin ei ole vaja äriplaane kirjutada. Et selleks on vaja lihtsalt koostada lähteülesanne, mida see digilahendus peab lahendama, võtma lähteülesandel arendaja käest hinnapakkumised ja oma tegevuskavast tooma välja olemasoleva olukorra
ja soovitava olukorra ning mõõdikud, kuidas te teete kindlaks, et teie ettevõtte muutus efektiivsemaks või mis muutus ettevõttes kiiremaks, paremaks, tõhusamaks. Ja üks märkus on veel, et kui ühelt tarnijalt soetatakse üle 5000 euro, et sel juhul on vaja ikka 3 konkureerivat hinnapakkumist võtta. Ja kui ettevõtja võib-olla ei ole veel päris valmis, kaalub veel oma ideed, soovib näiteks Töötukassasse teha võib-olla oma äriplaaniga proovi saada ettevõtlusega alustamise toetust, siis on kasvukeskkondadena võimalik kasutada liitumist Tallinna loomeinkubaatoriga, kus siis 3 erinevat inkubatsiooniprogrammi, tavainkubatsioon, eelinkubatsioon ja kasvuprogramm ja hinnad on siis suurusjärgus 60 kuni 120 euroni kuus. Et selle eest on võimalik siis kasutada erinevate konsultantide ja mentorite nõuandeid. Või ka inkubatsiooniteenused Tallinna teaduspargil Tehnopol, kus on ka erinevad võimalused kiirenditesse liituda. Et filmi ja multimeedia kiirendiga näiteks tähtaeg on 30 aprillil, kui on võimalik liituda. Aga toetuste nõustamiste osas soovitaks alati pöörduda meie poole eelnevalt, et selle võrra hoiatada aega ja raha kokku. Meil ei ole pikki järjekordasid ja me saame teile juba kas meili teel, kohtumise või telefoni teel vastata, et kas need toetused teile laienevad, mida oleks vaja täpsustada või millele tähelepanu pöörata. Et väga hea meel, et ma sain nüüd selle võimaluse ülevaate anda, aga nüüd läheks juba konkreetsete äriideedega edasi meie tarbijakaitse osakonna kolleegide poolt. Aitäh! Tere kõigile ka minu poolt. Mina olen Raili Nääme, töötan tarbijakaitse osakonnas järelevalve juhtivspetsialistina ja hea meel siis rääkida alustavate ettevõtjatega, et ma räägin kõigepealt paari sõnaga tarbijakaitse osakonnast, et meie töölaual on erinevaid ülesandeid ja teemasid. Meie osakond siis järelevalve ja nõustamise kõrval tegeleb ka näiteks tarbijahariduse edendamisega ja samuti linnaasutuste hindade kooskõlastamisega. Samuti nõustame siis tarbijaid, kauplejaid ja vaatame läbi ka siis hasartmängutaotlusi, mis siis laekuvad uue mängukoha avamiseks või siis tegevuse jätkamiseks. Ja meie eesmärk on siis tegelikult luua turvaline tarbimiskeskkond ja ma olen kirjutanud, et teadlikud ja vastutustundlikud osapooled võrduvad edukad tehingud. Sellel ma eelkõige mõtlen seda, et kui alustavad ettevõtjad, juba tegutsevad ettevõtjad ja ka tarbijad ja teenuste kaupade ostjad on teadlikud oma õigustest ja kohustustest, siis see loob väga hea aluse, et tehingud ja kõik selline omavaheline suhtlus laabub hästi ja tehingutega ollakse rahul. Nii nagu ma mainisin, üheks suureks fookuseks ongi kaupleja teadlikkuse tõstmine. Tegeleme samuti nõustamisega, viime läbi erinevaid infotunde ja seminare, mis on suunatud siis selle teadlikkuse tõstmisele. Samuti ka tarbija vaates on meil tegevused, mis on suunatud näiteks ka lastele, et mitte ainult alustavate ettevõtjatele nagu teie täna siin, aga ka lastele ja Tallinna eakatele, kes samuti on ju kõik tulevased või juba aktiivsed tarbijad ja et nemad oleksid oma õigustest ja kohustustest teadlikud. Ja kui me läheme siis minu töölauale lähemale, mis on siis igapäevaselt kaubandustegevuse järelevalve, siis ka järelevalve teemades, et ei taha me olla sugugi ainult kontrolliv asutus, vaid eelkõige asutus, mis tegeleb siis ennetustegevustega, teavitustegevustega ja me üritame alati koostöös ja dialoogis ettevõtjaga lahendada võimalikke tekkevaid muresid. Ja neid muresid ja rikkumisi tegelikult me seirame siis paikvaatluste abil, mida siis teostame erinevate järelevalveprojektide raames igapäevaselt ja loomulikult ka kaebuste seire meil töötab, et kaebuste põhiselt saame siis ka mõnda konkreetsesse ettevõttesse minna vaatama, et kui meil on selline indikatsioon tulnud.
Ja hea näidata, enne kui me räägime paragrahvidest, erinevatest seadustest, siis üks välja kaevatud arhiivifoto ühest siis Tallinna poodnikust ja tegelikult see poodnik, nagu te näete, et on hästi rõõmus ja miks ta rõõmus on sellepärast, et ta teab, et hea ettevõtluse alus on hea teadlikkus ja temal on lausa siin õhupallide peal igasugused seaduse nimetused ja tema teab, mis nende nimetuste taga ka on ja see sisu, et sellepärast tal vist äri läheb hästi, nii et selline väike nostalgia hetk. Loomulikult selle arhiivifoto aitas meil ka tänapäeval AI kokku panna, et nii rõõmsatest poodnikest meil ei olnud tegelikult fotot käepärast. Aga ei ole midagi, oleme digiajastul ja siis tuleb see foto saada. Liigume siis edasi tõsisema teema juurde, et kui te olete ettevõtja, kes soovib alustada oma majandustegevust peamiselt siis kaubanduse ja jaekaubanduse valdkonnas, siis väga kiiresti üldiselt räägin nendest nõuetest, millega tuleb siis arvestada. Ütlen ka kohe ära, et me räägime täna jaekaubandusest, me räägime toitlustusest, me räägime teenindusest ja tänavaturukaubandusest. Nendele kõikidele tegevustele võivad kehtida ka muid nõudeid, mis ei ole näiteks kohaliku omavalitsuse pädevuses, millest võib-olla mina ei räägi, aga ma räägin baasnõuetest, mis siis kauplemise ja kaubandustegevuse vaates on teile olulised. Seega kurssi ennast tuleb igatahes viia ka muude võimalike nõuetega, mis teile kehtivad. Aga alustame siis, et kõige levinum nõue tuleneb meil majandustegevuse seadustiku üldosa seadusest, pika lohiseva nimega seadus, aga selle paragrahv 31 räägib sellest, et ettevõte peab teavitama tarbijat siis sellest, milline ettevõte seda kaupa siis müüb, ehk siis tema juriidilised andmed tuleb siis teha kättesaadavaks. Juriidiliste andmete all ma mõtlen siis ärinime, registrikoodi, kui ettevõte on käibemaksukohustuslane, siis ka käibemaksukohustuse registreerimise numbrit ja ka kontaktandmeid ehk siis kontakttelefoni ja e-posti aadressi. Nüüd, kuhu need andmed tuleks siis panna, kui kauplejal on olemas oma veebileht, siis veebilehele võib need andmed panna, kättesaadavaks teha. Üks võimalus, kui veebileht ei ole, siis oma ettevõtte tegevuskohas ehk siis kaupluses või siis oma ettevõtte ruumides. Et siis ka tarbijal enne müügitehingut on võimalus teada saada, millise osaühinguga tema selle müügilepingu sõlmib. Minnes edasi, hinna avaldamise nõuded siis tulenevad meil tarbijakaitseseadusest ja tegelikult tarbijakaitseseadus räägib sellest, et ettevõte peab avaldama oma hinnad siis selgelt, kirjalikult, kergesti märgataval viisil, mis on üheselt arusaadavad. Ja tavaliselt, kui me siis kaupa ja müüme, siis tuleks seal avaldada nii müügihind kui ka ühikuhind. Et võin teile tuua näite, toidukaupade puhul on nõue, et mõlemad hinnad on avaldatud ja see võimaldab siis tarbijal ka teha selliseid enda jaoks teadlikumaid valikuid. Ühikuhinna nõue ehk siis kauba kilogrammi, liitri, meetri või muu sellise ühiku hind aitab siis tegelikult tarbijal võrrelda erinevates pakendites, näiteks kui meil on olemas kaup 1-liitrises pakendis ja ka pooleliitrises ja müügihinnad on erinevad, siis ühikuhinna abil saab tarbija teha enda jaoks soodsama valiku. Ja kus need hinnad peaksid olema avaldatud, et hinnad peaksid olema siis märgitud kaubale, välja pandud kaubavahetus läheduses või siis kaubavahetus läheduses olevasse hinnakirja, kui siis eelneval 2 viisil ei ole võimalik olnud. Loomulikult täna me näeme, et on olemas igasugused hinna avaldamise viisid, QR-koodide, võib-olla see on aktuaalsem, kolleeg räägib ka teenindusest, aga üldiselt kehtib põhimõte, et hind peab olema kättesaadav, arusaadav ja selge kõikidele ostjatele, mitte ainult nendele, kes võib-olla kasutavad nutiseadmeid või on muud moodi targemad või siis oskuslikumad.
Siis eestikeelne märgistus on mul järgmine märksõna, väga oluline tähele panna, et kui te erinevaid tooteid müüte, tihtilugu ei ole te ise selle toote tootjaks, siis tuleb teada, et tarbijakaitseseadus siis kehtestab nõude kaupa nõuete kohaselt märgistada. Ja kauba liiki, omadusi ja otstarvet siis arvestades peab siis kauba nimetusele lisaks olema esitatud teave kauba kogustest, mõõtmetest, tema koostisest, koostisosade kogustest, juhistest kauba pesemiseks, puhastamiseks, hooldamiseks, juhised kauba kasutamiseks, kauba säilitamise tingimused, hoiatused, ettevaatusabinõud, kauba säilimise aeg ja põhilised tehnilised andmed siis kauba kohta. Ja nimetatud teave võib olla siis kaubamärgistusel, kas siis kauba külge kinnitatud etiketil või siis kaubaga kaasas olevas kasutusjuhendis. Ja väga olulisena rõhutan, et antud teave peab olema siis kirjalikult esitatud ja eesti keeles ja peab võimaldama kaupa sihipäraselt ja ohutult kasutada. Ja minnes edasi, siis tehniliselt keerukale kaubale või erioskuste kasutamisel kaubale tuleb ka lisada kasutusjuhend. Ja kasutusjuhend siis tuleb anda eestikeelne, poolakeelsetest ja muu Baltikumi ja näiteks Läti, leedukeelsetest kasutusjuhenditest meil siin abi ei ole, et kasutusjuhend tuleb esitada eesti keeles. Või siis kas teha kättesaadavaks koos kaubaga või kui tarbija on siis nõus, siis näiteks meili peale saatma. See on ka täiesti võimalik. Ja viimase asjana ostucheck ehk siis meie mõistes kauba ostmist tõendav dokument. Kohustus anda siis säärane dokument tuleneb tarbijakaitseseadusest samamoodi ja kauba müümise ja teenuse osutamise eest siis tasumisel esitab kaupleja kirjalikus või tarbija nõusolekul siis kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis kauba müümist või teenuse osutamist tõendava dokumendi. Seal peaks olema peal siis kaupleja nimi ja ärinimi ja tegevuskoha aadress, kauba müügi või teenuse osutamise kuupäev ja iga kauba või teenuse nimetus, hind ja tasutud summa. Ja hea meelde jätta, et kui summa on väiksem kui 20 eurot müügitehingul, siis tegelikult tšeki andmise kohustust ei ole. Kui tarbija seda küsib, siis te olete kohustatud andma, aga kui on suurem kui 20 eurot, siis peate kohe müügile andma selle väljastama. Ja kui me räägime siis jaekaubandusest, siis peame eraldi rääkima sellistest kaupadest nagu alkohoolsed joogid ja tubakatooted, sest et nendele kehtivad erinõuded, mida üks alustav ettevõtja võiks teada. Kõigepealt ma alustaksin võib-olla tegevuskoha sobivusest, et tegevuskoha sobivus tuleb siis arvestada, kui te oma kauplust avate, et näiteks alkohoolsete ja tubakatoodetele, alkohoolsete jookidele ja tubakatoodetele kehtivad erinõuded väljapaneku osas, mistõttu kui te planeerite näiteks kauplust avada väga uues moodsas klaashoones, siis on see arvestatav argument, et kuidas te seda väljapaneku nõuet täidate, kui teil on võib-olla tegevuskoha omapära selline, mis teeb selle raskeks. Nii et tegevuskoha sobivus ja selline valik tuleks siis läbi mõelda. Paragrahv 40 alkoholiseadusest räägib siis nendest kohtadest, kus alkoholimüük on lubatud. Lubatud on ta müügisaaliga müügikohas, mis tähendab seda, et kioskist isegi, kui teil on väga tore käsitöö burgeri toitlustusettevõte või siis on lihtsalt, ma ei tea, postimarke ja igasuguseid muid tooteid müüv kiosk, siis alkohoolseid jooke te sealt müüa ei tohi. Ta on müügisaalita müügikoht ja ka neid seal hoiustada samuti ei tohi. Mis on veel oluline? Tallinna linnas, kui me räägime alkohoolsete jookide siis jaemüügist, tuleks siis samuti arvestada, et meil on ka erilised nõuded, ehk siis alkoholiseadus annab kohalikule omavalitsusele võimaluse reguleerida täpsemalt siis nõudeid, kuidas alkoholimüük seal haldusterritooriumil on korraldatud. Näiteks
meil Tallinnas on nõue, et kangete alkohoolsete jookide müügiks peab olema kauplus, mille üldpind on vähemalt 150 ruutmeetrit, millega tuleb siis arvestada. Samuti ei ole meil lubatud müüa alkoholi turu territooriumil või siis rannas ehk siis avaliku üldkasutatava supluskoha territooriumil. Veinipoodi näiteks ei saa avada ka pinnal, mille sissepääs asub vähem kui 50 meetrit põhikooli, gümnaasiumi või kutseõppeasutuse peasissepääsust ja kange alkohoolse joogi müük ei ole lubatud ei tanklakauplusest või siis tankla lähiala asuvast kauplusest, kui kaupluste sissepääs asub siis vähem kui 15 meetrit lähimast tankurist. Nii et sellised eriregulatsioonid on ka Tallinna linnal, millega tuleb arvestada. Kui te ikkagi mõtlete, et võiksime seda alkoholi müüa, siis tuleb tegelikult oma tegevusest teavitada ja esitada majandustegevusteade siis majandustegevuse registrile. Ma näen, et meil on siin see link ka olemas, et oma tegevusest tuleb teavitada. Mingisugust müügiluba enam kohalik omavalitsus ei väljasta, oma tegevusest tuleb teavitada ja seal on ka ära kirjeldatud siis teie kaupluse aadress ja missugust sortimenti te pakute. Olulisena veel, alkoholimüügil on kohustuslik kassaaparaadi kasutamine, mistõttu tehingud, mida te teete alkoholimüügil, peavad olema fikseeritud ja ühtegi sularaha tehingut ilma kassaaparaadita teha ei tohi. Nii nagu ma enne mainisin, kehtivad siis väljapanekunõuded ja väljapanekunõuded tulenevad alkoholiseadusest ja on sätestanud siis piirangud nähtavusele. Eelkõige tuleb siis oma siis majandustegevuses arvestada, et alkohoolsed joogid ei tohi olla märgatavalt nähtavad väljaspool siis alkoholiala. Kui tegemist on spetsialiseerunud kauplusega, siis väljaspool seda kauplust. Hinna kuvamisel on ka mõningad erisused, et koos müügihinnaga alkohoolsete jookide puhul tuleb avaldada ka joogiliik ja nimi. Ja olulisena, et kui me räägime allahindlustest või soodushindadest, siis alkohoolse joogi müügihinda ei ole lubatud avaldada siis selliselt, et tarbijale on samaaegselt nähtav nii vana ehk algne hind ja uus müügihind. Seega alkoholimüügil tuleb esitada üks hind. Oluline, kui me räägime alkoholist ja tubakast, siis panen teile kõigile südamele, ma ei oska öelda, kui paljud teist küll sellele kaubagrupile spetsialiseeruvad, aga panen südamele, et müües selliseid kaupu on kaupleja võtnud ikkagi päris suure vastutuse endale, et tagada, et tema tegevuskohast ei müüdaks alkohoolseid jooke ja tubakatooteid alaealistele ja ka näiteks alkohoolseid jooke ka juba joobes isikutele. Need on meetmed, mida tegelikult aina enam ka järelevalves adresseerime ja kontrollime, et milliseid tegevusi ettevõtja ikkagi teeb, et neid riske maandada. Kindlasti tuleb siinkohal mõelda oma müüjate, oma töötajate koolitamise peale ja tegelikult võtta südameasjaks, et teie olete vastutustundlik ettevõte, kes ka neid erikaupu müüb sama vastutustundlikult. Ja kui me räägime siis tubakatoodetest, samamoodi kehtivad siis tubakatoodete müügil erinõuded. On olemas tubakaseadusest paragrahv 22 sätestab kohad, kus tubakatoodete müük on keelatud. Näiteks ei tohi tubakatooteid müüa müügiautomaadist ja ka kandekaubanduse korrast. Samuti müügi ei saalita müügikohast, välja arvatud siis näiteks müügikohtadest moodustaval marsruudil liikuvas kauba jaemüügiks kohandatud sõidukis ja kioskis, mis on kaupleja siis müügisaalita tegevuskoht eraldiseisva ehitisena või ehitise osana. Tubakatoodete müügist tuleb samuti teavitada majandustegevuse registrit sarnaselt alkoholile, seda reguleerib samuti tubakaseadus ja tubakatoodetele kehtib siis täielik nähtavuse keeld, mis tähendab, kui te avate tubakatooteid või tubakatoodetega seonduvate toodete kaupluse kaubanduskeskuses, siis te olete ise ka tähele pannud arvatavasti, et väljapoole ühtegi toodet ega ka kaubamärki ei tohi olla kuvatud.
Nii et jah, soovitan kindlasti, kui on plaan alkoholi ja tubakatooteid müüa, siis võtta lahti Riigi Teatajast mõlemad seadused, korralikult läbi lugeda ja läbi töötada ja aru saama mingisuguste küsimuste korral kindlasti meiega ka veel nõu pidada. Räägin teile ka kiiresti toitlustusest, et toitlustuse valdkonnas alustamiseks samuti on oluline, et äripind oleks selleks sobiv, et üürilepingu sõlmimisel või pinna ostul siis tuleb veenduda kehtivast kasutusotstarbes ja selle sobivuses siis toitlustuse valdkonnas tegutsemiseks. Soovitan, kui teil on plaan toitlustusvaldkonnas siis tegevust alustada, kindlasti ise vaadata registritest järgi, otsida aadressiga selle üüripinna või siis selle ostetava pinna siis andmed üle ja mitte siis ainuüksi uskuda üürileandja võib-olla siis sõna, et registritest on andmed avalikud ja kättesaadavad ja neid tuleks kontrollida, et meil on olnud praktikas kahjuks ka selliseid kordi, kui kaupleja teeb juba üüripinda investeeringud ja avab oma toitlustusettevõtte ja pärast selgub, et kasutusotstarve tegelikult oli hoopis teine. Ja kui see on veel koosmõjus, et kui see üüripind asub näiteks elumaja esimesel korrusel, seal võib tekkida küsimused avaliku korraga ja kuidas siis see majandustegevus neid elumaja elanikke häirib või häiri või kuidas ta neid mõjutab. Et sellest tegelikult tuleb kindlasti mõelda. Nüüd toitlustusvaldkonnas tegutsemisest tuleb tegelikult teavitada ka Põllumajandus- ja Toiduametit, kui on alkohoolsete jookide jaemüük, sellest me rääkisime, tuleb ka esitada majandustegevusteade, aga kindlasti ka kaasata siis Põllumajandus- ja Toiduametit, kes siis toidule on spetsialiseerunud ja täiesti pädev ametiasutus riigi tasandil. Alati tuleks siis teha ka ettevõtte andmed samamoodi kättesaadavaks, nagu me rääkisime jaekaubandusest. See on universaalne nõue, et nii kohvikut kui ka baari pidades tuleb siis ikkagi teavitada tarbijat, mis osaühing seal tegutseb. Nähtavale kohale tuleks panna siis pakutavate jookide ja roogade menüü koos siis müügihindadega. See nõue tuleb siis nii tarbijakaitseseadusest roogade puhul ja ka alkohoolsete jookide puhul siis reguleerib täpsemalt alkoholiseadus. Tuleb olla valmis esitama kontrollivale järelevalveametnikule saatedokumente nii siis sisseostetava kauba kui ka tooraine kohta ja ka alkohoolsete jookide kohta. Alkohoolsetest jookidest rääkides tuletan meelde Rimist või Selverist või Prismast või muust kauplusest ostetud tšekk ei ole kauba saatedokument, selle alusel ei osta üks juriidiline isik teiselt kaupa sisse, et tuleb ikkagi osta tavaliselt hulgimüüja juurest, võib ka sellest jaekaubandusketist, aga selle ostu kohta tuleb siis vormistada nõuetekohane saatedokument, mitte ainult see tšekk. Siis toitlustuse valdkonnas kehtivad ka alkoholimüügile siis erinõuded. Meil Tallinna linnas kehtib 2 määrust, mis siis seab jaemüügi kitsendusi ja tegelikult piirab ka kellaajaliselt jaemüüki kohapeal tarbimiseks. Siis tuleks ka arvestada, et Tallinnas näiteks toitlustusettevõtte hooajalisse laiendusse väljaspool siseruume on lubatud serveerida alkohoolseid jooke siis ainult toitlustusettevõtte siseruumist. Ja ka suletud tarbijapakendis toitlustusettevõttest ei ole lubatud alkoholi kaasa müüa. Tähendab, et kui te olete restoran ja kui teilt kliendid paluvad 3 pudelit veini ka õhtul kaasa müüa ja neid mitte avada, siis teil on kohustus need avada, mitte suletud tarbijapakendis müüa. Natukene rääkisin avalikust korrast ja turvalisusest, aga võib-olla siis üks seadus, millega tutvuda toitlustusettevõttes, eriti öiste kellaajaliste sellise lahtioleku ajaga võib-olla baari või ööklubi
mõttes, siis on tegelikult korrakaitseseadus ja seal on sätestatud näiteks käitumisnõuded ja avalikus kohas sellised normid ja tegelikult hea asi, millest ka lähtuda ka oma majandustegevuses. Viimase asjana, kuna Bolt ja Wolt, mul on siin üks jalgratas ka sellel slaidil, mis tuletab mulle meelde, et ma räägiksin ka Boltist ja Woltist. Kui te olete toitlustusasutus, kellel on kavas loomulikult oma siis sööki müüa, sööki-jooki müüa kasutades erinevaid tehnilisi platvorme, siis tuleks teada, et e-kaubanduse valdkonnas tegutsemiseks, eriti ka alkohoolsete jookide müügiks, on vaja siis päris toitlustusettevõtet omada või siis ka kauplust. Mis tähendab seda, et sellisest pimetöögi formaadist, kus teil ei ole näiteks päris kohvikut müügisaaliga müügikohta, siis toitlustusettevõte ei saa näiteks toidu kõrvale Proseccot või muid alkohoolseid jooke müüa e-kaubanduse korras. Et see eeldus on. Ja võib-olla väga põgusalt ütlen ka selle ära, et mõtleksite läbi, kuidas te teete reklaami. Pigem kutsuge siis inimesi enda häid sööke maitsma, sest et alkohoolsete jookide reklaam, välireklaamine on keelatud. Mistõttu ka head teada, lõunapakkumisel võib olla mingisugune muu alkohoolne jook seal ka kuidagi kompleks lõuna sees või ka näiteks eripakkumises mingisugune majavein, kokteil, aga sellest harkjalal reklaami teha ja niimoodi kutsuda üles seda tarbima, seda teha ei tohi. Ja kui toitlustusettevõttes on siis e-sigaretid on tänapäeval populaarsed, teada lihtsalt seda, et e-sigarettide tarbimine tuleb siis viia suitsetamisruumi ja suitsetamiseks ette nähtud ruumil kehtivad omad nõuded, selle üle teeb Terviseamet järelevalvet, aga niisama veipimine ka baari ja öisel ajal ja sellises meeleolus ei ole lubatud. Tubakatoodete reklaamile kehtib samuti lauskeel, seega neid ärge ka reklaamige. Aga ma annan sõna siis üle väga kiiresti rääkisin ja annan kolleegile sõna üle. Aitäh! Nii, tere! Minu nimi on Kristi Kalip ja olen samuti Tallinna linna ettevõtlusteenistuse tarbijakaitse osakonnast. Jätkan Raili poolt alustatud ettekande osa, kus tutvustame erinevate tegevusvaldkondadele kehtivaid peamiseid kaubandustegevuse nõudeid. Nii, teeninduse valdkonnas tegelevad ettevõtjad, kes pakuvad klientidele teenuseid. Näiteks juuksurid, kosmeetikud, massöörid, ettevõtted, kes pakuvad autoremonditeenust, haljastusteenust või lapsehoiuteenust. Nimekiri on piiritu. Kui olete jõudnud veendumusele, et soovite pakkuda mõnes valdkonnas teenust, tuleb ennast kurssi viia, kas tegevus vajab enne tegevuse alustamist juba luba või kooskõlastust või teavitust asjaomases ametis. Ja loomulikult tuleb veenduda ka oma äripinna sobivuses, nagu ka Raili juba rääkis. Et mõned kiired näited ka, et näiteks iluteeninduse valdkonnas kehtivad tervisekaitsenõuded, mis sisaldavad tingimusi muuhulgas salongi valgustusele, sisekliimale ja tehnosüsteemidele. Et olla siis veendunud oma nõuete kohases tegevuses, soovitame siiski juba enne tegevuse alustamist konsulteerida Terviseametiga. Või siis näiteks majutusteenuse osutamisel tuleb olla kursis erinevate majutuskoha liigile kehtivate nõuetega ja konsulteerida Päästeameti, Terviseameti või siis kui pakute toitlustust, ka Põllumajandus- ja Toiduametiga. Et kuna teenuse pakkumisvõimalusi on niivõrd palju, siis kõiki situatsioone siin me kõike ära kirjeldada ei jõua, aga soovitus on, et uurige kindlasti valdkonna spetsiifikat ning vajadusel kaasake pädevaid asutusi. Juba mitmel korral eelkõneleja poolt mainitud nõued, et ettevõtete kohta antav teave on kohustuslik ka teeninduses. Et
juurde siis tuleks vaid lisada see, et kui tegevusvaldkond nõuab oma olemuselt ka tegevusluba, siis tuleb ka tegevusloa number ja selle väljastaja sinna lisada. Ehk siis kordame üle kiirelt, et kohustuslikud andmed, mida tuleb avaldada, on siis ettevõtte ärinimi, äriregistri kood, kontaktandmed, milleks on siis telefoninumber, emaili aadress. Ja kui te olete ka käibemaksukohuslane, siis ka käibemaksukohustuslase number. Ja kui teie tegevusvaldkond nõuab luba, siis loanumber ja selle väljastaja. Ja kui te olete füüsilisest isikust ettevõtja, siis tuleb füüsilisest isikust ettevõtja nimi. Kui teil on olemas registrikood, siis registrikood, kui ei ole, siis isikukood ja kontaktandmed. Ehk siis need on põhilised asjad, mis tuleb oma tegevuskohas avaldada või kui teil on veebilehekülg, siis veebilehel, aga sellisel juhul peab olema tegevuskohas viide veebileheküljele, kust klient leiab andmed ülesse. Räägin ka hinnakirjast, et tarbijakaitseseaduse paragrahv 7 on kehtestanud nõuded hinna avaldamisele. Teenust pakkudes peab tarbijat teavitama teenuse eest tasutavast lõpphinnast, mis sisaldab nii käibemaksu kui ka kõiki muid makse. Mitte midagi juurde ei tohi sinna tulla. Hinnakiri tuleb teha tarbijale hõlpsasti kättesaadavaks tegevuskohas. Kui hind koosneb komponentidest, näiteks, et ei ole koheselt võimalik hinnakirjas välja tuua, siis on võimalik eelnevalt välja tuua hinnakomponendid, milles siis hind arvutatakse. Kas need on siis komponendid või tariifid, et kuidas siis parasjagu teie teenindusvaldkonnas on. Aga kui te näete, et hinnakiri muutub sellest liiga pikaks, siis võib olla see põhiline hinnakiri natukene üldisem, aga täiendav hinnakiri kõrval, mis sisaldab väga peensusteni lahti kirjutatud tariife või hinnakomponente, et see on siis eraldi dokument, aga selles põhilises lühemas hinnakirjas peab olema siis viide sellele täpsustavale hinnakirjale, et tarbijal oleks võimalik tutvuda ja siis lõpphind niisuguse piisava täpsusega kokku arvutada. Ja üldiselt tasub meeles pidada, et põhjalik teabe andmine aitab vältida hilisemaid arusaamatusi ja vaidlusi tarbijaga. Ja antava teabe hulka kindlasti kuulub ka teenusega seonduda võivad võimalikud riskid, et eriti oluline on see iluteeninduses või isikuteenuse osutamisel, kus tegemist võib olla kliendi tervist mõjutavate asjaoludega. Ja juhul, kui sõlmite kliendiga lepingu, siis veenduge, et lepingu tingimused on ka arusaadavad tarbijale, kliendile. Liigume edasi turu- ja tänavakaubandusele. Turu- ja tänavakaubanduses on paslik alustada kõigepealt sellest, et kõigepealt tuleks selgeks teha, kas koht, kus soovite turu- või tänavakaubandusega tegeleda, on lubatud. Või teil on vaja taotleda eraldi müügiluba Tallinna avalike kogunemiste infosüsteemis AKIS. Kui soovite teostada müüki avalikul üritusel, milleks on näiteks laat või kontsert või kogukonna üritus, siis seal sätestab tingimused müügile avaliku ürituse korraldaja ise. Nagu ka kõikides tegevusvaldkondades kehtib ka siin majandustegevusseadustiku üldosa seaduse paragrahv 31. Ettevõtte või teie andmete avaldamise kohustus. Kui te soovite minna turul kauplema, kas või eraisikuna oma aiasaadusi pakkuma, siis ja teil ei ole küll äriettevõtet, siis te peate ikkagi avaldama oma nime, oma kontaktandmed ja ka isikukoodi, et juhul, kui tarbija soovib teada saada, kellelt ta kaupa ostab, siis seda ta ka saab.
Ja laialdase kaubasortimenti osana on tihti ka kauplejatel võtate nii-öelda lisaks oma kaubale ka kas oma valmistatud hoidiseid või eelpakendatud toidukaup letile, siis juhime tähelepanu, et oma valmistatud ja pakendatud toidukaupadele kehtivad lisaks hinna avaldamisele ka nõuded märgistusele, näiteks toidu koostisele, säilitamistingimustele ja säilitamisajale. Eraldi soovin südamele panna, et kindlasti jälgida müüdava toidukauba säilivusaega. Kui pakendil on märgitud säilivusaeg, siis kõlblik kuni ja kuupäev, siis tegemist on kiiresti rikneva kaubaga ja seda ei tohi enam kindlasti müüa, kui on tegemist kaubale märgitud parim enne ja kuupäev, siis on lubatud teatud tingimustel nii-öelda see kaup uuest kaubast eraldada. Selle tuleb märkida, et on säilivusaja ületanud kaup ja seda võib siis teatud tingimustel nii-öelda müüa või jagada, aga seda ei tohi kindlasti reklaamida kui sooduspakkumist või head hinda. Ja peate meeles, et müüjana te vastutate selle toidu eest, mida te pakute. Aga nõu saamiseks märgistuse ja teabe avaldamisel palume pöörduda Põllumajandus- ja Toiduameti poole. Räägime ka hinna avaldamisest, et tarbijakaitseseaduse paragrahv 7 kehtestab nõuded hinna avaldamisele ja lahtiselt müüdav puu- ja köögiviljade müügil kaalukaubana on kohustus avaldada kauba müügihind, milleks on siis kilogrammi hind. Eelpakendatud ja omavalmistatud toidukaupadel on tarbijakaitse seaduse paragrahv 7 lõike 1 kohaselt vajalik lisada müügihinnale lisaks avaldada ka ühikuhind. Ühikuhind on kauba 1 kilogrammi või 1 liitri hind. Oluline on, et kauba müügihind ja ühikuhind avaldatakse kirjalikult, selgelt loetaval ning tarbijale üheselt mõistetaval ja kergelt märgataval viisil. Näiteks võin tuua lahtiste vaarikate puhul on vajalik avaldada nende kilogrammi hind. Kui vaarikud on aga kaalutud ja eelnevalt pakendatud 250 grammistesse pakenditesse, siis tuleb avaldada 2 hinda. 250 grammise pakendi müügihind ja lisaks vaarika 1 kilogrammi hind. Ka maitsetaimede puhul peab arvestama, et märkida tuleb 1 kilogrammi hind, kuigi kilogrammi kaupa neid väga tihti ei osteta. Ostutšekk tarbijakaitseseaduse paragrahv 4 on kehtestatud nõue, et kaupleja peab väljastama kauba ostmist tõendava dokumendi. Vabandust, kellelgi on mikrofon sees. Kas saab kinni panna? Ostutšeki nõue kehtib ka turu- ja tänavakaubanduses. Et kui ostusumma on alla 20 euro, siis peab selle väljastama ainult juhul, kui tarbija seda küsib. Kui on ostusumma üle 20 euro, siis tuleb anda alati. Turu- või tänavakaubanduses tihtipeale meil kassaaparaat ei ole, aga on lubatud ka eeltäidetavad kopeerpaberil tšekid. Aga sellisel juhul on oluline jälgida, et tšekile oleks kantud ka kaupleja nimi või ärinimi, tegevuskoha aadress, kauba müügi või teenuse osutamise kuupäev ning iga kauba või teenuse nimetus ja hind ja tasutud summa. Ja panen südamele ka see, et saatedokumendid peavad olema nii-öelda lähedal. Et juhul, kui see on vaja tõendada oma kauba päritolu, siis need on head tõendusmaterjalid. Kõik müüdav kaup, mis teil letil on, et on head, on saatedokumendid kergesti leitavad. Ja eraldi toonitan veel juurde, et Tallinna linnas tuleb meeles pidada, et alkohoolse joogi jaemüük ei ole lubatud turuterritooriumil. Ja kiirelt vaatame ka, kus saab hankida lisateavet. Kui nüüd
eelnevalt kokku võtta, siis kordan veel üle, et alustava ettevõtjana on eeltööna vajaliku teabe kogumine ülioluline. Eesti.ee.portaal on koondanud väga palju teavet eri valdkondades kehtivate nõuete ja oluliste aspektide osas. Ka Riigi Teatajast saab lugeda õigusaktide terviktekste ja on igati hea tööriist ennast seadusandlusega kurssi viia. Ning nagu me oleme siiani mitmel korral rõhutanud, olenevalt valdkonnast või lausa peab pöörduma ka nõu või info saamiseks asjaomase ameti poole. Oleme koondanud siia slaidile ka mõned näited pädevatest asutustest, et loetelu ei ole kindlasti ammendav, neid on veel. Lisan veel juurde, et tarbijakaitse valdkonnas on Riigiametina peamiseks järelevalve teostajaks ja nõuandjaks Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet. Kohalikud omavalitsused jagavad eriseaduse lõikes nõuete kontrollimise pädevust, kuid siis seda ainult enda haldusterritooriumil. Et nüüd oleme rääkinud pikalt ettevõtjate kohustusest, siis põgusalt peatus ka teie tulevaste klientide ehk siis tarbijate õigustele ja kohustustele. Ja igapäevaselt oleme me ju kõik ka tarbijad, et meie siinpool ekraani ja ka teie teisel pool. Et vaatame need põhiõigused siis üle. Et tarbija põhiõigusteks on nõuda ja saada kaupa või teenust, mis vastab nõuetele ning on ohutu tarbija elule, tervisele ja varale ning mida ei ole keelatud omada ja kasutada. Saada pakutud kaupade ja teenuste kohta vajalikku ja tõest teavet teadliku valiku tegemiseks ning õigeaegset teavet kauba või teenustega seotud riskide kohta. Saada tarbijaõigust ja tarbimisalast teavet. Saada nõu ja abi, kui tema õigusi on rikutud ja nõuda endale tekitatud kahju hüvitamist. Ja vaidluse korral kauplejaga on tarbijal õigus pöörduda vaidluse lahendamiseks tarbijavaidluste komisjoni. Kuid lisaks tarbijatele õigustele on neil ka kohustused, et tarbija peab tutvuma toote ka enne selle kasutama hakkamist. Alati tuleb läbi lugeda korralikult kauba kasutusjuhend ja panna tähele hooldustingmärke, et oleks kindel, et oskaks kaupa sihipäraselt kasutada ega rikuks seda oskamatusest. Kui tarbija on ise hooletu ega järgi juhiseid ning toode seetõttu rikneb või puruneb, ei vastuta tootja ega müüja juhtuma eest ning tarbijal ei ole õigust näiteks defektide tasuta kõrvaldamist. Pretensioonide lahendamine. Kui ostetud kaubal ilmneb puudus või pole tarbija ostetud teenusega rahul, on tarbijal õigus pöörduda esmalt pretensiooniga kaupleja või teenusepakkuja poole. Kui ostetud kaup on tavapäraselt kasutatud ja õigesti hooldatud, kuid sellel ilmneb puudus, on tarbijal õigus esitada kauplejale pretensioon 2 aasta jooksul ostu tegemisest. Kui tarbija leiab, et tegemist on tootmisvea või muu puudusega, mille eest vastutab kaupleja. Teenuse korral on tarbijal õigus esitada teenusepakkujale pretensioon 2 aasta jooksul alates teenuse kättesaamisest. Tarbija võib nõuda kauplejalt näiteks ostuhinna alandamist või lepingut lõpetada ja kauba eest raha tagasi nõuda ainult juhul, kui kauplejal ei ole võimalik kaupa parandada või asendada. Kui kauba parandamine või asendamine ebaõnnestub või kauplejal ei ole kauba puudust mõistliku aja jooksul kõrvaldanud või tarbijal tekitatakse põhjendamatult ebamugavusi. Kui kauplejana on teil põhjust kahelda, et kaubal ilmnenud puudus on tingitud tootmispraagist või olete teie selle põhjustanud, tõendavad vea tekkimispõhjuseid asjatundjad, ehk siis selleks saab tellida ekspertiisi. Puuduse tekkimise põhjuste tõendamise kohustus 1 aasta jooksul pärast ostu tegemist on müüjal, hiljem tuleb tõendamisega seonduv müüjaga kokku leppida. Kaupleja või teenusepakkuja on kohustatud kaebuse vastu võtma ja vastama tarbijale kirjalikult 15 päeva jooksul. Tarbijal on õigus oma õiguste kaitseks asja lahendada ka tarbijavaidluste komisjonis, kui ta ei ole nõus kaupleja poolt pakutud lahendusega. Täpsemalt saab kaebuste lahendamisega seonduvast lugeda tarbijakaitseseaduse paragrahvist 24.
Ja olemegi jõudnud peaaegu lõpuni, et vaatame nõustamise slaidi ka, et tarbijakaitse infopunktis, mis asub Vabaduse väljaks 7, me nõustame nii tarbijaid kui ettevõtjaid. Seega helistage julgelt või külastage meid koha peal ning leiame vastused kõikidele teie küsimustele. Täname kuulajaid. Kui teil on tekkinud küsimusi, siis võite kohe või siis hiljem emailile saata. Kas meil on mõned küsimused tekkinud? Läbi selle praegu. Tänan teile tähelepanu eest. Mis on nii. Jah, aitäh teile kõigile kuulamast. Ma loodan, et infot oli küll tõenäoliselt palju, aga oli ka kindlasti väga palju kasulikku infot ja võib-olla kõik kohe esimese korraga või esmalt kuuldes ei jäänudki meelde, et selles mõttes, et andke endast märku, võtke meiega ühendust ja me räägime täpsemalt juurde, kui vaja on. Ja me jagame neid slaide teile, kes te siin kuulate ja seal püüame ka siis selle lindistuse juurde panna, et saate seda hiljem järgi vaadata, kui veel mõned täpsustamist vajavad küsimused jäid. Igal juhul suur aitäh teile teie aja eest ja huvi eest ja ma usun, et kohtumiseni järgmistel infotundidel. Nii et jõudu ja jaksu ja rõõmu teile kõigile, head ettevõtjad.